Ja alustame seda pühapäeva hommikut värskete uudistega sõjast Iraanis. President Trump teatas äsja, et Hormuzi väinas alustatakse mereblokaadiga. Varsti liitub minuga president Trump eksklusiivintervjuus, et tuua meieni värskeimat teavet Iraani sõja kohta, kuna kõrgetasemelised läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel lõppesid kokkuleppeta. Need olid esimesed otsesed kõnelused kahe riigi vahel viimase 10 jooksul ning nende kõrgeima taseme dialoog pärast 1979 aasta islaamirevolutsiooni. Läbirääkimised algasid laupäeval ja kestsid 21 tundi Islamabadis, Pakistanis. Asepresident J.D. Vance viibis Pakistanis, juhtides Zeva delegatsiooni koos Jared Kushneri ja erisaadik Steve Witkoffiga. Samal ajal kehtib kahe poole vahel habras relvarahu alates teisipäevast. Pärast seda, kui president Trump nõustus andma Iraanile veel 2 nädalat, et avada Hormuzi väin või silmitsi seista suurema hävinguga. Nüüd kavatseb president kehtestada mereblokaadi väinas. Siin on asepresident J.D. Vance pärast täna hommikusi kõnelusi Islamabadis. Oleme sellega tegelenud juba 21 tundi ja meil on olnud iraanlastega mitu sisulist arutelu. See on hea uudis. Halb uudis on see, et me ei jõudnud kokkuleppele ja ma arvan, et see on halb uudis Iraanile palju rohkem kui Ameerika Ühendriikidele. Liitub minuga nüüd otse telefoni teel viimaste uudistega Ameerika Ühendriikide 45. ja 47. president Donald J. Trump. Härra president, suur tänu, et olete täna hommikul minuga. Ma tean, et teie aeg on piiratud ja me hindame väga, et leidsite aega, et seda kõike meie publikule selgitada. Aitäh, härra. Aitäh. Suur tänu. Aitäh, Maria. Härra president, kas te võiksite meile selgitada, mis praegu Hormuzi väina blokaadiga toimub? Me teeme blokaadi. See võtab natuke aega, aga see saab olema tõhus. Varsti, ja meil oli eile mõned kohtumised. Need, nagu te ütlesite, kestsid 21 tundi. Koosolek oli pikk koos J.D. Steve'i ja Jarediga. Meid esindati väga hästi, kuid põhipunktis kokkulepet ei saavutatud. Nad tahavad omada tuumarelvi, aga nad ei saa neid. Olen seda öelnud 30 aastat. Ma ei lubaks kunagi, et see juhtuks. Mitte kunagi. Sellel riigil ei saa olema tuumarelvi. Enamikul ei tohiks olla luba, aga sellel riigil ei saa neid kindlasti olema. Aitäh. Niisiis, härra president, kas see oli punane joon? Kas saate meile selgitada, mis nendes vestlustes toimus? Mida Ameerika Ühendriigid Iraanilt palusid ja kuidas nad reageerisid? Aitäh. Nad reageerisid, see oli väga huvitav. See algas nõrgalt. Nad tulid, nagu neil oleksid kõik trumbid käes, aga tegelikult ei ole. Nende armee ja kogu nende sõjaline jõud on hävitatud. Kogu koht on hävitatud. Ja nagu sa tead, juhtimistasandid on kadunud. Nad lihtsalt kadusid. Ja ongi läinud. Kõik on kadunud. Kogu koht on kadunud. Neil on midagi, mida nad saavad teha. Nad võivad öelda, et me võime panna miini kuhugi. 1, 2 või 10 miini. Ja see juhtubki. $1 miljardi maksev laev. Sa ütleksid parem mitte miini otsa sõita ja oma laeva kaotada või tõsiselt kahjustada. See on siis väike eelis, mis teil on, mida sõjaline jõud ja võimsus ei suuda pakkuda. Aga tead, see on väljapressimine ja nad väljapressivad tervet maailma. Tead, meie ei saa oma naftat sealt. Meil on nii palju, ja üks asi, mida sa ütlesid, ma ei tea, kas keegi kuulis õigesti, aga Ameerika Ühendriikidesse saabub massiliselt laevu. Nad täidavad need ja lahkuvad. Täis parimat saadaolevat naftat, light sweet crude'i. Neil saab olema parim nafta, mida üldse leida võib. Aga see on huvitav ja tore, sest meil on palju naftat. Me ei saa midagi. Ma mõtlen sõna otseses mõttes. Eelmisel aastal oli see 1%. Me tegime seda teene korras. Meil ei ole seda väina vaja, aga teised vajavad. Ja ma ütlen sulle, kui me juba sellest räägime, siis me oleme NATOs väga pettunud. Me oleme väga pettunud, et nad ei tulnud. Nüüd nad tahavad tulla ja tahavad aidata väina juures ning ei lähe kaua aega, et kõik ära puhastada. Siis me puhastame väina ära ja nad saavad varsti väina väsutada. Aga meil oli väga intensiivne läbirääkimine ja lõpuks läks kõik väga sõbralikult ning me saime praktiliselt kõik punktid, mida vajasime. Välja arvatud see, et nad keeldusid loobumast oma tuumaambitsioonidest. Ja see ongi ausalt öeldes minu jaoks ainus punkt. See oli kõige tähtsam punkt. Ma tahan selle kohta ja NATO kohta küsida. Ala president, te postitas täna Truth Socialis. Me alustame kõigi laevade blokeerimist, mis üritavad siseneda või lahkuda Hormuzi väinast.
ja mingil hetkel jõuame olukorrani, kus kõik saavad sisse ja kõik saavad välja. Palun öelge meile, mida te selle blokaadiga saavutada püüate, härra? Kõik lahkuvad, seda nimetatakse sisenemiseks ja väljumiseks. Tuleb aeg, mil kõik sisenevad ja väljuvad. See ei ole protsentuaalne. Jutt ei käi mõnest teie liitlasest või sõbralikust riigist. See on kõik või mitte midagi ja see juhtub, see ei võta kaua aega. Ei, me lihtsalt toome laevad kohale, meil on palju laevu, nii et me toome need siia. Me arvame, et on mitu riiki, kes aitavad meid sellest samuti, aga me kehtestame täieliku blokaadi ja me ei lase Iraanil raha teenida, müües naftat neile, kellele nad tahavad ja mitte neile, kellele nad ei taha. Või mis iganes see ka poleks, see saab olema kõik või mitte midagi. Ja nii see saabki olema ja nii see ongi. Sa nägid, mida me tegime Venezuelaga. See saab olema väga sarnane sellega, aga kõrgemal tasemel, palju kõrgemal tasemel. Härra president, kas te ütlete, et seal väljas võib olla miin? Nad on kusagil, mille asukohta ei tea keegi peale nende ja see on ülemaailmne väljapressimine. Kuidas Ameerika Ühendriigid tagavad, et miinid eemaldatakse Hormuzi väinas? Meil on seal juba miinitraalerid, meil on väga keerukad allveemudelid, mis on kõige moodsamad ja arenenumad, kuid toome ka traditsioonilisi. Sain aru, et Ühendkuningriik ja veel mõned riigid saadavad samuti oma miinitraalerid. Paljudel polegi miinijahtijaid. Mõtle selle peale, neil oli 28 miinipaigaldajat. Millisel riigil on 28 miiniveeskajat, 28 laeva miinide paigutamiseks? Millisel riigil? Need hävitati täielikult, neid pole enam olemas. Nii et me hävitasime kogu nende mereväe. Neil oli 158 laeva ja 28 miiniveeskajad. Kõik nüüd merepõhjas. Kas sa usud seda? Me tegime selle 4 päevaga. Nende õhuvägi on läbi, õhutõrje samuti. Kui sa vaatad nende õhutõrjet, siis kogu nende radarisüsteem on rivist väljas. Õhutõrje on täielikult neutraliseeritud. Neil ei ole midagi. Ja tead, mis on kurb osa? Ma ei saa öelda, et see on ainult sinu pärast. Me hävitasime kõik. Nende juhid ja armee on läbi. Kõik on läinud. Ja rakettidest on alles vaid murdosa. Me hävitasime tuhandeid rakette ja sadu kohti, kus neid toodetakse, lisaks erinevaid osi. Nad on peaaegu kadunud. Öeldakse, et 82% või 85%, kes teab täpset arvu, aga me tegime nendega lõpu. Me hävitasime nende droonitehased. Nüüd on nad jõu kaotanud ja meil on uued droonitõrjemasinad. Sa nägid seda? Arvutiga juhitavad kuulid, nagu neid kutsutakse, ja ka laserid. Laaser sulatab drooni ära. See on ilus vaatepilt, see on tõesti midagi, aga mõtle, me võitsime selgelt. Kuni eilse päevani ütlesid nad, ei, see oli täielik hävitamine ja kui lugeda New York Timesi, siis tundub, et neil läheb hästi. Kui nad võitlevad nii kõvasti, kas see siis polnud raske lahing? See oli väga lihtne lahing, sõjaliselt võttes. Aga kui keegi ütleb, tead, paneme miini keset Hormuzi väina, pole palju, mida saaksid teha, et veenda laevaomaniku, kellel on $1 miljardit väärtuses laev, et me teeme reisi läbi väina. Nüüd eile, nagu sa ilmselt nägid, saatsime 2 väga keerukat hävitajat. Ilusad, täiesti uued, otse läbi väina keskoha. Ja keegi ei teinud meie vastu midagi, sest me jälitame relva selle lähtepunktini. Siis ta läheb tagasi ja kõrvaldab teisel pool olevad inimesed. 3 minutiga on nad sõna otseses mõttes neutraliseeritud. Tehnoloogia on uskumatu. Aga me ei tea, kas nad teevad seda või mitte, kas nad panevad raha või mitte. Nad ei rääkinud sellest eile. Mina kaldun pigem selle poole, et mõned oleksid. Ja ma ütlen sulle, see oli eile hea koosolek, tõesti hea koosolek, välja arvatud üks probleem. Ja see on 95%, nad tahavad omada tuumarelvi. See ei juhtu. Ja see on põhipunkt. Austatud härra president. Neile, kes ei ole seda lähedalt jälginud, kas te võiksite üksikasjalikult selgitada, miks oli Ameerika Ühendriikide sekkumine Iraani nii oluline? Kas te saate selgitada, mis selle otsuse taga oli ja miks oli nii oluline Iraani sekkuda? See on lihtne, kõige lihtsam küsimus siiani. Não podem ter armas nucleares. Neil on tuumavõimekus. Nad tahavad veelgi rohkem rikastada seda, mis neil juba olemas on. Nagu sa tead, me hävitasime selle B2 pommitajatega. Kui me poleks seda teinud, oleks seal 6 aja pärast olnud tuumarelv olemas.
Teisisõnu, B2D, need ilusad B2 pommitajad hävitasid täielikult nende 3 objekti. Neil on 3 objekti ja nüüd on nad sügavale maa alla maetud, nagu sa tead, tonnide viisi kivimitte alla. Nüüd tuleb materjal kätte saada, aga meil on selle üle kaamerad ja satelliidid kosmosevägedest, mis on eluliselt tähtis leiutis. Me jälgime iga selle piirkonna aspekti. Nad ei liigu ilma, et me täpselt teaksime, mis toimub. Aga see on väga sügaval ja selle sealt välja toomine võtaks väga kaua aega. See on tõesti muljetavaldav rünnak. Kui me poleks seda teinud, oleks neil kuu aja pärast selles kuupäevas tuumarelv olnud. Kui neil oleks olnud tuumarelv, oleksid nad seda kasutanud Iisraeli ja Lähis-Ida vastu. Vaata, nad ründasid 5 erinevat sihtmärki. Need olid riigid, mis olid enam-vähem neutraalsed, eks? Ma arvan nii. Ma ei tea, kui sõbralikud nad olid, aga nad ei olnud rünnaku sihtmärgiks. Nad lasid tõenäoliselt umbes 1800 raketti Araabia Ühendemiraatide pihta. Nad lasid palju rakette ka Saudi Araabia ja Katari pihta. Nad lasid rakette ka Bahreini pihta. Ma mõtlen, nad läksid hulluks ja kõik olid üllatunud. Tegelikult oli see meie jaoks hea, sest mingil hetkel liitusid nad kõik kohe meiega. Nad kas kartsid või ühinesid. Kõik ühinesid ja aitasid väga palju. Need riigid olid suurepärased, sealhulgas Kuveit. Ja see ongi peamine punkt. Sa tunned, et nad ei tohi saada tuumarelva, sest nad kasutaksid seda. Ja just seda ma tahtsingi, et sa publikule selgitaksid. Jah, ma arvan, et nad kasutaksid seda ja alustaksid Iisraelist. Ja see relv, tead, põhjustaks kahju, mida keegi pole kunagi varem näinud, võib-olla hävitades suure osa sellest. Neil pole rohkem kui ühte vaja ja siis lähevad nad Lähis-Ida kallale ja lõpuks jõuavad siia, saad aru, ja me ei lase neil siia tulla ja me ei lase neil tulla. Meil on seal suured liitlased. Ma ütlen sulle, need 5 riiki, vaata suhet Iisraeliga. Vaata seda uskumatut partnerlust, mis meil seal on. Ja tead, nagu Bibi Netanyahu ütles, meie oleme vanem vend ja nemad on noorem vend. Ja tead, see on olnud väga tõhus meeskond, väga tõhus. Mida me tegime sõna otseses mõttes mõne päevaga, 3-4 päevaga, Iraan oli sisuliselt kõrvaldatud. On kurb näha, kuidas ajakirjandus ütleb, et nad võitlevad vapralt. Nad ei võitle vapralt, neil ei ole õhutõrjet ja me saame neist üle lennata ja neid alla tulistada, kui tahame ja hävitame, mida tahame. Nagu te teate, eelmisel nädalal ütlesin, et kaalume elektrijaamade ja alles jäänud sildade hävitamist. Me hävitasime peamise silla, sest meil olid head suhted ja nad lähevad ajakirjandusse. Nad on avalike suhete alal suurepärased, palju paremad selles kui lahingus. Nad lähevad ajakirjandusse ja ütlevad, president Trump ütles, et meil on täiesti okei omada tuumarelva, kuigi ma pole nendega kunagi isegi rääkinud. Muide, see oleks ainus asi, mida ma neile kunagi ei ütleks ja nad teavad seda. Ja siis New York Times, mis on pettus, võlts ajalehest, kõik on pettus, sa usud vastupidist. On kurb näha CNN-i tegutsemas. New York Times, ABC, võltsuudised ja NBC, võltsuudised. On kurb seda näha. Nad levitavad asju, mille kohta nad teavad, et need on valed. Kui tahad tõde teada, siis see on peaaegu reetmine. See on peaaegu reetmine. Aga kui sa loed ainult New York Timesi ja nende paberväljaande tiraaž on kõvasti langenud. Jah, on kõvasti langenud, mul on hea meel seda teatada. Aga kui sa loed ainult New York Timesi, siis ütleksid, et neil läheb sõjas väga hästi. Kas neil läheb halvasti? Tahtsin sinult küsida. Nad saavad ainult öelda, võib-olla meil on miinid ja kui sul on laev, kes tahab riskida? Keegi ei taha riskida. Härra president, tahan teid selle kohta küsida, sest te avaldasite säutsu ja tõmbasite tõesti kogu riigi tähelepanu umbes nädal tagasi, kui me kõik ootasime ja jälgisime, milline saab olema Ameerika Ühendriikide järgmine samm, kui iraanlased ei ava Hormuzi väina. Ja te kirjutasite, see oli Truth Socialis, terve tsivilisatsioon sureb täna öösel ja seda ei tooda enam kunagi tagasi. Ma ei taha, et see juhtuks, aga tõenäoliselt juhtub. Kuid täieliku režiimi muutusega, kus targemad ja mõõdukamad inimesed jäävad peale, võib-olla juhtub midagi imelist. Härra president, teie säutsu on kritiseeritud. Terve tsivilisatsioon sureb täna öösel. Mida teil selle kohta öelda on ja millised on järgmised sammud? Kas plaanite veel hävingut? Noh, ma aktsepteerin seda. See avaldus tõi nad läbirääkimiste laua taha. Välja arvatud üks punkt, millest ma usun, et nad loobuvad.
ma usun, et nad loobuvad sellest peagi, sest see ei hakka toimima. meie arvasime, et olime juba hakkama saanud ja siis äkki ütlesid nad, ei, me tahame, aga ma usun. Ei, ja kui ma seda ütlen, siis tuleta meelde, mida nad on meile öelnud. Aastaid olen pidanud kuulma neid ütlevad surm Ameerikale, eks? Nad ütlevad surm Ameerikale, surm Iisraelile, Ameerika saatan. Hävitame Ameerika, surm Ameerikale. Ja siis kas keegi pahandab sinuga, kui sa seda ütled? Ma arvan, et see on suur samm tagasi, surm Ameerikale, siis neil on lubatud öelda surm Ameerikale. Ja mida ma tahan öelda on see, et kui ma räägin tsivilisatsioonist, siis see saab olema väga erinev, sest nende armee on siis täielikult kadunud. See on juba peaaegu kadunud. Aga nende armee, vaata nende juhtkonda. Meil toimus režiimi muutus, sest inimesed, kellega me eile tegelesime, olid ausalt öeldes väga targad, väga nutikad, väga head. Ma arvan, et nad olid targemad kui eelnevad inimesed, Khomeini ja see grupp. Vaata, mida see neile tõi. Vaata, mida nende kavalus tõi. Nad kulutasid triljoneid relvadele ja meie hävitasime neist enamiku. Aga tead, kui ma räägin tsivilisatsioonist, siis ma mõtlen, et see tõesti muutus, jah, see tõesti juhtus. Aga mõtle selle peale, neil on lubatud öelda surm Ameerikale, surm sellele. Ma kuulutan midagi, nad ütlevad suur asi, aga see avaldus tõi nad läbirääkimiste laua taha ja sealt nad enam ei lahkunud. Ma ennustan, et nad tulevad tagasi ja annavad meile kõik, mida me tahame. Ja ma ütlen oma rahvale, ma tahan kõike. Ma ei taha 90%, ma ei taha 95%. Ma ütlesin neile, ma tahan kõike. Noh, ja mida nemad tahavad? Mitte midagi. Maria, jah, neil ei ole kaarte. Nende merevägi on kadunud. Nende õhuvägi on läbi, täiesti kadunud. Neil ei ole midagi. Neil ei ole laevu. 158 laeva on merepõhjas. Ja, uus. Soleimani, neil oli üks nimega Soleimani, see hävitati ühe meie Tiigeraide poolt, ühe meie kiire allveelaeva poolt, see on uskumatu, meie relvajõud on väga head. Kas sa teadsid, et meie relvajõudude heakskiit on nüüd 94%? On küll, kongressil on 14%, meedia esindab 12%, alguses oli meedial 92% heakskiit, täna on see 14%. Olen selle üle uhke, sest nad on ebaausad. Härra president, ma näen, mis just juhtus meie NATO liitlastega, kes reageerisid ega toetanud teid ega Ameerika Ühendriike. Ja ma näen, mis juhtus meie Pärsia lahe liitlastega Lähis-Idas, kes ei soovi enam agressorit piirkonnas. Kas te loodate, et need Pärsia lahe liitlased aitavad teid Hormuzi väina blokaadis? Jah. Millised teised riigid? Nad on alustanud. Pärsia lahe riigid on palju lähemal. Nii et võib-olla peavad nad tegutsema, aga nad võivad ka kõrvale jääda. Aga nad tegid vea, kui hakkasid nende pista rakette tulistama. Ja siin on hea külg. Pärsia lahe riigid on rikkad ja neil on palju patriote. Meie Patriot-rakett, mis on raketitõrjerakett, on uskumatu. Ühel päeval tulistasid nad meie pista. Ühe konkreetse vara pista, mis meil on, nimelt lennukikandja Abraham Lincoln. Üks maailma imedest, üks maailma suurimaid iludusi. Nad tulistasid 101 raketti kokku 100. Need asjad liiguvad kiirusega 2000, üle 2000 miili tunnis. Ja 101 raketist lasti kõik 101 alla, nagu see poleks midagi. Ja nüüd on need merepõhjas või mis neist veel alles on. Mõtle sellele, 101 raketti lasti välja lühikese aja jooksul. Kõik 101 lasti alla. Nii et meil on parim sõjatehnika, meil on parimad inimesed, meil on kaugelt maailma tugevaimad relvajõud ja kõik näevad seda, olgu see siis Venezuelas või selles, mida me Iraaniga tegime. Ja kui ma loen tead küll libauudiseid, mis räägivad, kuidas Iraanil läheb hästi, siis neil ei lähe üldse hästi, neid lüüakse. Ma võiksin Iraanile ühe päevaga lõpu teha. Ma võiksin sellele ühe tunniga lõpu teha. Ma võiksin võtta neilt kogu nende energia, iga nende plaani. Nende elektrijaamad, mis on väga olulised ja kuigi ma viskan seda teha, kulub taastamiseks 10 aastat. Nad ei suuda seda kunagi taastada. Ja siis on veel nende sillad. Ma hävitasingi ühe lihtsalt selleks, et neile näidata, sest nad tegid avaliku avalduse, mis polnud tõsi. Nad tunnistasid seda. Ma ütlesin, et ma lasen ühe silla õhku ja hävitan selle. See lahendas olukorra. Nüüd on nad väga hästi käitunud. Aga vaid poole päevaga ei jääks ühtegi silda püsti, ükski elektrijaam ei töötaks enam ja nad langeksid tagasi kiviaega.
ma eelistaksin seda mitte teha. Aga ma tõesti usun, et nad tulevad läbirääkimiste laua taha, sest keegi ei saa olla nii rumal, et tahab tuumarelvi ilma ühegi trumbita varrukas. Neil ei ole ühtegi trumbi. Nii et kui nad sellest püüdusest ei loobu, kas see on siis plaan? Kas te hävitate Iraani veelgi rohkem? Jah, ma teen seda, kui nad plaanist ei loobu. Mul pole sinuga mingit tegemist, Jerry. Me tahame väina avada, aga laevad jõuavad juba Ameerika Ühendriikidesse. Ma ütlen, vaadake, ma olen kõiki kutsunud. See on väga hea. Rääkida. Boss, sa mainisid seda postitust sadade supertankerite kohta, mis lähevad Ameerika lahele, et osta USA naftat ja gaasi. Mida te oskate selle kohta öelda? Noh, varem nimetati seda Mehhiko laheks, aga nüüd nimetatakse seda Ameerika laheks minu pärast. See on üks minu väikestes kõrvalprojektides ja see on mulle suur au. Inimesed on väga õnnelikud. Louisianas, Floridas ja Texases peavad nad seda suureks auks. Ma ütlesin varem, miks seda nimetatakse Mehhiko laheks, kui meil on 93% rannikust. Ja 93% rannikust kuulub Ameerika Ühendriikidele. Ma ütlesin, ma arvan, et ma nimetan selle ümber Ameerika laheks. Ilus nimi. Ja ma muutsin selle ära. Ja ma annan Google'ile palju tunnustus, sest niipea kui ma esitasin paberit, tegin ma seda. Google Maps, niipea kui Google Maps muutus, tegi selle ära. See oli tehtud. Juhtum oli lõpetatud. Aga meil olid kohtuprotsessid, me kaotasime, võitsime kõik. Ja nüüd on see Ameerika laht, mille üle ma olen väga uhke. Ja kas te ootate supernaftatankereid? Ma võin sulle öelda, ma mõtlesin sellele nimeks panna Trumpi laht. Ja ma otsustasin seda mitte teha. Ma arvan, et see oli võib-olla tark otsus. Ma arvan, et see poleks võib-olla toiminud. Ma pole selles nii kindel, sa pead mulle ütlema. Aga ma mõtlesin, seda hakatakse kutsuma Trumpi laheks. Ja siis ma ütlesin, tead, see vist ei lähe väga hästi peale. Mina? Ma arvan, et sina oled. Sina oled, sa tead, et ma teen nalja. Jah, te teete nalja, härra president. See saab olema pealkiri. Võltsuudis saab homme pealkirjaks. Aga kuidas on nafta eksportijatega? Räägi mulle sellest, sest sa ootad, et tühjad supernaftatankerid suunduvad Mehhiko lahte, Louisianasse ja Texasesse. Nad on tulemas. Noh, nad lähevad Texasesse. Nad liiguvad mööda kogu meie rannikut. Meil on suurimad sadamad ja nad lähevad ära. Pea seda meeles. Ja see on tõesti muljet avaldav. See oli minu hetk, kui me olime seal. Kui ma ametisse astusin, olime energia tootmises 3. või 4. kohal ja tegime täpselt seda. Nafta, gaas ja muud asjad. Nüüd oleme suuremad kui Saudi Araabia. Mõtle sellele. Ja me oleme suuremad kui Saudi Araabia. Pane Saudi Araabia ja Venemaa kokku ning lisa sinna veel üks riik. Mis iganes sa tahad. Me oleme suuremad kui nemad kõik kokku. Mõtle sellele. See kõik on tänu Trumpile. Ja kui Biden selle süsteemi päris muutis ta seda, siis ta üritas tagasi pöörduda, sest nafta hind tõusis. Sa tead, sa mäletad, et see tõusis $7-8 ja nii edasi. Aga vaata, isegi praegu peame selle tuumaohu lõpetama. Meie riigis on inimesel naftat, aga teised riigid kannatavad selle tõttu. Mind hämmastab see vein Jaapani jaoks, kus nad saavad 93% oma naftast. Tead, Jaapan, Lõuna-Korea saab 45% oma naftast. Need inimesed ei aidanud meid. Ma küsin, kas teie aitate? Ja, tead, meil on 45 000 ja 50 000 sõdurit vastavalt nendes kahes kohas. 45 000 ja 50 000 sõdurit. Me hoiame ja kaitseme neid. Ja kui meil on natuke abi vaja, siis nemad ei aita meid. Kui me palusime abi NATO-lt, siis nad ei aidanud meid. Ja meie maksame, ma ei tea, kas sa nägid, $900 miljardit, peaaegu $1 triljon. Läheme NATO-sse kiiresti, et neid Venemaa ees kaitsta. Ja kui me sinna jõudsime ja Biden, mina poleks seda teinud, sul poleks olnud Ukraina probleemi. Venemaa poleks kunagi Ukrainat rünnanud. Aga Bideni ebakompetentse presidendiga oli ta kohutav. Vaata, valimised olid võltsitud. Sina ja mina teame seda. Nüüd teavad seda kõik ja kõik on päevavalgele tulnud ja tuled ikka veel. Aga Bideni kohta, kui sa vaata, mis juhtus. Kui tema oli president, poleks see sõda kunagi juhtunud. Venemaa ründas Ukrainat, jah. Ja tegelikult lõpetasin ma 8 sõda, sealhulgas Pakistani oma. Pakistan oli eile suurepärane. Nemad olid need, kes tegelikult kohtumise korraldamist hõlbustasid. Õige, nad tänasid. Alati öeldakse, lähme sõtta Indiaga. Ja nagu peaminister ütles, oleks 30-50 miljonit inimest hukkunud. Aga mina lõpetasin selle. Ma ütlesin, kui te lähete sõtta, siis me ei tee mingit äri. Hästi. Ja usu või mitte, ma lõpetasin selle suhte tollitariifide tõttu.
ülemkohus ei säästnud mind selles osas. Juba, olgu. Kas sellest kõigest piisab? Kitsuse blokeerimine, tootmisvõimsuse avamine Ameerika Ühendriikides? Ei. Kas sellest piisab? Et nafta ja gaasi hinda langetada, härra? Noh, see juhtub, lõpuks hinnad langevad. Praegu ei pruugi see kohe juhtuda, aga hinnad langevad. Kui see kõik läbi saab, vaadake, aktsiaturg, Dow jõudis 50 000-ni. See pidi juhtuma 4 või 5 aasta jooksul. Öeldi, et see ei juhtu tema ametiajal, aga võib-olla 4 või 5 aasta pärast. See jõudis 50 000-ni minu esimesel aastal. Sa tead seda paremini kui keegi teine. Sa kajastad seda paremini kui keegi teine. S&P jõudis 7000 nii minu esimesel aastal, enne minu esimest aastat. Sa tead seda. Ja ma ütlesin endale, et nüüd läheb lahti. Ma pean takistama sellel riigil tuumarelva saamas. Kas sa tahad näha aktsiaturgu kokku kukkumas? Kui tuumapommid meie peale või ausalt öeldes ükskõik kuhu visatakse, siis sa näed, kuidas turg tõeliselt kokku kukub. Nii et aktsiaturg ei kukkunudki peaaegu üldse. Kukkus natuke, aga palju vähem kui ma arvasin ja ausalt öeldes ka bensiin ei tõusnud nii palju kui ma arvasin. Aga sõltumata sellest, hoolimata, isegi kui see oleks juhtunud, peame takistama seda inimeste gruppi. Ja jälle, see oli hullem, sest Khomeini oli täielik teagradikaal. Oh, sina õrn hullumeelne. Ta oli hullumeelne ja sa ei saa lasta neil saada tuumarelva. Nii et mul on aegade parim majandus, kõik läheb väga hästi. Ja ma ütlen oma nõunikele, vabandust mehed, meil on suurepärane olukord. Aga me peame tegema väikese reisi Iraani, et takistada neil tuumarelva saamas. Kõik nad ütlesid, nõustume. Kas sa usud, et nafta ja gaasi hind on vahevalimisteks madalam? Ma loodan küll. Ma arvan, et see võib jääda samaks, võib-olla natuke kõrgem, aga peaks jääma enam-vähem samale tasemele. Ma arvan, et see ei kesta enam kaua. Nad on läbi, Maria. Nad on läbi. Sa ei saa, sul ei ole ausat võimalus. Me vajame selles riigis vaba ja õiglast ajakirjandust. Ma ei teagi, miks inimesed seda teeksid. Miks nad ütleksid, kui hästi neil sõjaliselt läheb. Neil läheb nii hästi. Nad on täiesti, riik on hävitatud. Me kaotasime ühe lennuki ja me võtsime mõlemad piloodid vangi. Aga kuidas on sellega, et me päästsime need 2 pilooti? Uskumatu? Ükski teine riik ei suuda seda teha. Tavaliselt, kui midagi sellist juhtub, riigid lihtsalt jätavad hüvasti. Nad ütlevad, et sul on väga vedanud, sest sa lähed sellesse väga sügavale sisse. Jah, tead küll, see oli umbes 7 tundi järjest lendu. Ainult selleks, et ma saaksin hakkama. Ja neile järele minna. Me olime ühes kõige raskemas piirkonnas, ühes maailma ohtlikumas kohas ja me suutsime mõlemad kätte saada. Vau! Erakordne. Ja jumal tänatud meie armee eest. Ja ma tean, et sina taastasid relvajõud. Nüüd, härra president, enne kui te lähete, olite just teie, kes viis läbi maksimaalse survekampaania Iraani vastu oma esimesel ametiajal. Kas maksimaalse survekampaania tuleb tagasi? Te pidasite neid terrorismi peamisteks toetajateks ja ma pean teilt küsima kõigi nende jõupingutuste ja mõju kohta Hiinale. Mida te tegite Venezuelas, Iraanis ja isegi teie kommentaarid Kuuba kohta? Millises positsioonis on Hiina vahetult enne kohtumist Xi Jinpingiga järgmisel kuul? Muidugi, maksimaalse survekampaania puhul ei saa sa teha rohkem kui maksimumi. Me praktiliselt hävitasime nende riigi. Ainus asi, mis alles jäi, on vesi. Selle tabamine oleks laastav. Ma viskaksin seda teha, aga see on vesi. Desaliniseerimistehased ja elektrijaamad, neid on väga lihtne rünnata. Me võiksime neid tabada. Me võiksime kõik maha võtta ja ma mõtlen tõesti maha võtta. Nii et te jääksite 10 aastaks elektrita. Sest nende jaamade ehitamine võtab 10 aastat, jaamade nullist üles ehitamine. Tõenäoliselt ei suudaks neid enam kunagi uuesti ehitada. Ja sillad. Nii et see ongi kõik. See on tõesti ainus asi. Meil on veel mõned raketitehased ja me teame täpselt, kus igaüks neist asub. Me teeme selle ära. Peale nende väheste asjade, mis veel alles on. Ma arvan, et olen praktiliselt oma piirini jõudnud. Sa oled väga vägivaldne ja julm. Ma ei tahaks, et sa oleksid minu vastu. Ma ütlen sulle, nagu ma ütlesin, ma arvan, et oleme juba piirini jõudnud. Ainult need asjad ja veel on mõned tehased alles. Meil oli veel nädal aega, et ülejäänud tehased lõpetada, aga me lõpetasime kiiresti. Hiina puhul võid ta saata oma laevad meie juurde ja samuti otse Venezuelasse. Me ütlesime neile, ostke Venezuelast. Meil on palju üleliigset võimsust, mida me müüksime ja tõenäoliselt müüme odavamalt. Mul on väga hea suhe president Xi Jinpingiga Hiinas ja me töötame hästi koos.
ja nad maksavad meile korraliku summa, nagu sa tead. Me ei saanud kunagi varem raha, tead küll. Ma kuulen seda Gordon Changi, tal pole aimugi, millest ta räägib. Me oleme olnud Hiina suhtes väga karmid, aga õiglaselt. Ja tead, see on uskumatu koht, aga mul on Hiinaga väga head suhted ja neil ka. Minu ajal ma kehtestasin tohutud tariifid. Kehtestasin Hiina autodele 100% tollimaksu. See hävitab Euroopat. Nad hävitavad Euroopat, võttes äri sellistelt kaubamärkidelt nagu Mercedes ja BMW. Meil ei ole siin Hiina autosid, sest nad oleksid hävitanud General Motors ja Fordi. Nad oleksid need ettevõtted lõpetanud. Seega kehtestasin 100% tollimaksu ja aususe mõttes Biden jättis selle jõusse, mis on üllatav. See oli praktiliselt ainus asi, mida ta hästi tegi ja ta lasi sellel jätkuda. Nii et meil pole nende probleemi. Teate küll, Euroopal on tõsised majandusprobleemid tänu Hiina autode sissetungile. Meil ei ole. Aga härra president, et oleks selge. Te ütlesite, et iga riik, kes toetab Iraani ja saadab sõjalist varustust, seisab silmitsi 50% tollimaksuga, kui nad proovivad. Need tuuted, te viitasite Hiina riigile. Jah, ja teised inimesed ka, aga jah, ka Hiina. Olgu, kui me avastame, et Hiina, sest ma kuulen uudiseid, niisiis üks uudis ei tähenda minu jaoks palju, aga ma kuulen teateid Hiina kohta, kes varustab õlalt lastavaid rakette. Neid nimetatakse kaasaskantavateks rakettideks. Õhutõrjeraketid. Ma kahtlen, et nad teeksid seda, sest mul on nendega head suhted ja ma arvan, et nad ei teeks seda. Aga võib-olla nad tegid natuke alguses, aga ma ei usu, et nad teeksid seda enam, ei. Aga kui me tabame nad seda tegemast, saavad nad 50% tollimaksu, mis on üüratu. See on muljet avaldav summa. Ja kas sooviksite midagi öelda meie NATO-liitlaste kohta? Mis neid ees ootab? Kuna? Jah. Ma mõtlen. Kas pole juba aeg, et nad nimetaksid Iraani terrorismi peamiseks riiklikuks toetajaks? Ja mida te kavatsete teha, arvestades, et nad ei aidanud selles pingutuses? Noh, NATO on häbiväärne. Ma mõtlen, ma ei liialdanud seal. Me ei vajanud abi. Ma ütleksin, kui nad tahavad aidata, suurepärane. Kui ei, siis olgu. Ja nad ütlesid, me pigem ei, härra. Nad ei olnud seal meie jaoks. Kui ma oleksin sundinud neid, võib-olla nad oleksid tulnud, aga nad oleksid tulnud vastu tahtmist, tõesti vastu tahtmist, ja nad oleksid jäänud kaugele taha. Ei, ma olen väga pettunud. Ma mõtlen, vaata, Ühendkuningriiki. Ma armastan Ühendkuningriiki. See on, tead ju küll, sündis Šotimaal ja mulle meeldib see, aga härra Starmer, peaminister Starmer ütles, me saadame varustuse pärast sõja lõppu. Ma ütlesin, teil on varustust vaja enne või sõja ajal, mitte siis, kui see läbi saab. Ta ütles avalikult, et saadame ainult pärast seda, kui sõda on lõppenud. See oli nagu, see kõlab nagu Neville Chamberlaini tüüpi avaldus ja Saksamaaga juhtub tegelikult täpselt sama asi. Ele disse, nós não começamos. Meie aitasime neid Ukrainaga. See ei oleks kunagi juhtunud minu presidendiks oleku ajal. Meil oleks olnud probleeme Venemaaga ja Ukrainaga, aga president oli ebakompetentne. Saksamaa ütles, et nõudis jõuliselt, et sõda lõppeks. Veelgi olulisem, ta ütles, me ei alustanud sõda. Noh, me ei alustanud sõda Ukrainas, aga me aitasime. Biden andis $350 miljardit. Ma ei anna mingit infot. Ma müün asju NATO-le ja nemad teevad, mida tahavad. Ma arvan, et nad annavad selle Ukrainale, aga ma müün täishinnaga. Jah, me müüme NATO-le ja nemad teevad sellega, mida tahavad. Mõtle hoolega järele. $3 miljardit. Saksalased leidsid, et see on halb, aga nagu kõik teised on, ei, peame NATO uuesti üle vaatama, sest nemad ei olnud meie jaoks olemas. Ja lubage mul midagi öelda rohkem kui 25 aastat. Nad ei olnud meie jaoks olemas. Ja ei ole ka, kui nad ei olnud meie jaoks olemas. See on lihtsalt sõjaline operatsioon. See ei ole raske. Me oleme tugevamad. Taastasime relvajõud esimesel ametiajal, kasutan seda, teisel ametiajal, jah, ja meil on parimad relvajõud maailmas. Ja nüüd näen, et mul oli õigus kulutada kogu see raha armeele. Meil on parimad varustus maailmas. Ja see on muljetavaldav, mida suutsime teha. Vaata Venezuelat me teeme.
kõik on hästi Venezuelaga, see on suurepärane aeg Venezuela enda kätte saada. Ja müüdö Venezuela, see toodab palju rohkem kapitali kui kunagi varem ja meie osaleme aktiivselt nendes kasumites kui... Õige, hästi. Härra president, soovime austada teie aega. Ma tean, kui hõivatud te olete ja meil tuleb selle intervjuu teine osa sel nädalal Valges Majas. Tänan teid helistamast ja hommikuste uudiste eest. Näeme järgmisel nädalal Ovaalkabinetis meie intervjuu teiseks osaks, et arutada laiematel teemadel. Küsimused ja mõju. Economia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Maria. Obrigado.